Issandas armastatud vennad ja õed, Härgla kogudus. Tere tulemast tänasele jõuluöövigiiliale. Ma loen tänase öise palvuse mõtiskluse aluseks psalmide raamatu 36. peatükist, psalmid 6-10. Issand, sinu heldus on taevas ja su ustavus ulatub ülemate pilvedeni. Sinu õigus on nagu Jumala mäed, su kohtuotsused on nagu suur ürgvesi. Issand, sa päästad inimesi ja loomi. Kui kallis on su heldus, Jumal. Sellepärast otsivad inimlapsed pelgupaika su tiibade varju all. Nad saavad söönuks su koja küllusest ja sa joodad neid oma rõõmujoovastuse ojast, sest sinu juures on eluallikas, sinu valguses me näeme valgust. Aamen. Issandas armastatud vennad ja õed, suur rõõm on teid täna tervitada. Paraku küll mitte silmast silma, nagu oleksime väga soovinud. Mina olen täna teist üsna kaugel, võõral maal, aga südames olen ma täna teie kõigiga ja tahan jagada teiega jõulurõõmu ja jõulutänutunnet, jõulurahu, seda tunnet, et Jumal ei hülga oma rahvast, et ta on alati meiega ja et meil on põhjust olla tänulik iga päeva eest, mida ta meile kingib. Kui aasta lõpus ikka on kombeks vaadata tagasi möödunud aastale, siis tundub, et sel aastal on olnud kuidagi rohkem kui varem väsimust, pahameelt, eriarvamusi, üksteisele näpuga näitamist, hukkamõistu. Justkui palju negatiivseid asju jääb meelde ja need tahaks jätta kõik maha sellesse lahkuvasse aastasse. Tahaks võtta kaasa ainult kõige parema. Ja mis saaks olla parem, kui mõelda kordki, istuda maha, võtta aega, võtta enesele käe juurde üks hea kuum teetass, mõelda kõigile neile inimestele, kes on meile kallid. Mõelda kõigile neile, kellega oleme mingil põhjusel jäänud kaugeks või võõraks. Mõelda sellele, et me kõik oleme ühed õed ja vennad Jumala palge ees. Mõelda armastusega, mõelda tänutundega. Mõelda seejärel kõigile neile imelistele asjadele, mis meie elus on olnud. Jah, on olnud raskusi, aga on ka rõõme. On olnud leina, aga on ka rõõmu joovastust. On raskusi, millest tundub, et ei saagi kuidagi üle. On kurbustunnet ja ahastust. On tunnet, et ollakse täiesti üksi. Ent hea vend ja õde, sa ei ole kunagi üksi, sest Jumal on sinuga. Jumal mõtleb sinu peale ka siis, kui sulle tundub, et kõik teised on su unustanud. Ta leiab su üles ükskõik, kus sa ka ei viibiks. Ta leiab su üles ka sinu kõige sügavamas ahastuses. Ainult ava talle oma süda ja võta ta vastu, kui ta su uksele koputab. See koputus ei ole niisugune, mida on kuulda terves trepikojas. See ei ole rusikaga prõmmimine. See on pigem vaikne, arglik, tagasihoidlik. Jumal ei marsi sinu juurde matkasaabaste tärinal. Ta tuleb ja küsib sult luba sisse astuda. Sinu asi on talle avada. Sinu asi on võtta ta vastu. Kui tema tuleb sinu kotta, siis ei pea sul olema kaetud pidulauda. Sul ei pea olema ees uhked uued kardinad ega voodile laotatud kõige parem päevatekk. Su kodu ei pea olema prillikivina läikima löödud. Sa ei pea isegi kuuske ehtima, kui sa tunned, et sa ei jaksa seda teha. Piisab sellest, et sina oled seal teda vastu võtmas. Avatud südamega, avatud meeltega. Valmis tunnistama oma nõtrust, oma abitust,
oma patusustki tema ees, valmis andma ennast tema armastuse hoolda, valmis avama ennast talle jäägitult ja võtma temalt vastu andestuse ja armu. Selle kõige kallima kingi, mida jõululaps meile toob. Mulle meeldib väga üks lugu pisikesest tüdrukust, kellelt küsiti, kes ta sai ikka jõuludeks kõik need kingitused, mida ta tahtis. Tüdruk vastas, ei, kõiki küll ei saanud. Mõtles natukene järele ja lisas siis, aga ega see ei olnudki minu sünnipäev, vaid Jeesus lapse. Oleks hea, kui me oma kingi nimekirju tehes ei unustaks seda pisikest olevust seal Petlemma sõimes, kes ei taha kingiks midagi muud kui meie südameid, kui meie armastust. Kui meie usaldust tema vastu ja seda äratundmist, et tema on meie elude valitseja ja meie igavese kuningriigi kuningas. Midagi muud ei ole talle tarvis. Ja kui meie selle kingi, oma südame, viime tema jõulusõime juurde, siis kõik teised kingid, rahu, lepitus ja rõõm on need, mis antakse meile. Minu lapsed avasid ka täna oma jõulukinke. Oli palju kära ja sädistamist. Toapõrandal vedeleb veel praegugi kinkepaki pabereid. Eks neid ole hommikul aega koristada. Sel aastal me tegime juba natukene teisiti kui varasemalt, kui tüdrukud olid veel päris väikesed. Ja lubasime neil ise öelda, mida nad jõuluks tahavad, muidugi teatud piirangutega. Ja tundus, et päris hästi läks. Eks me lisasime sinna omalt poolt väikese üllatuse ka. Aga mulle meeldib mõelda, et lapsed, kuigi nad tunnevad rõõmu sellest kingitustega seonduvast kullast ja karrast, on siiski õppinud ka jõulude tõelist tähendust, sest täna hommikul vaatasime me koos jõuluteemalist filmi Jeesuse elust ja mul tuli taas kord vastata tervele hulgale küsimustele. Mõned nendest nii mõtlema panevad, et ma pidin tükk aega vastuse sõnastamisega vaeva nägema. Lihtsam tundub olevat kõnelda suurtele inimestele siin videokaamera ees, kui vastata nende väikeste uudishimulike pärijate küsimustele. Sest kui nemad küsivad, siis ükskõik millise vastuse sa annad, sellest tuleb kohe järgmine küsimus. Ja järele mõtlemiseks ei pruugi aega olla. Mulle meeldiks mõelda, et see jõulusõnum jõuab nendeni kõigist nendest kingitustest ja piparkookide küpsetamisest ja jõulukuuse ehtimisest ja kullast karrast hoolimata. Mulle meeldib mõelda, et nad saavad selle jõuluseemne oma südamesse külvatud juba maast madalast. Ma ise tegin täna hommikul jõuluks kooki. Sedasama, mida meie peres on tehtud aastast aastasse iga jõulude ajal. Ma loodan, et mu ema ei kuula praegu seda lindistust, sest ma keerasin selle koogi nässu ikka päris korralikult. Piinlik on küll, aga samas ma ei oleks ennast üldse hästi tundnud, kui ma oleksin valinud mõne teise retsepti lihtsalt sellepärast, et mul see koor poest toomata ununes ja ma seda läbi häda millegi muuga asendama pidin. Midagi, mis on jäänud lapsepõlve kodust. Midagi sellist peab olema jõuludes kaasas. Ükskõik kus maal või kus paigas või kellega koos sa neid jõule siis ka pead. Midagi tõelise jõulutunde saavutamiseks vajalikku. Midagi sellist, mida mõne inimese jaoks tähendavad verivorstid või seapraad hapukapsaga või see, et maa on jõulude ajal valge. Midagi sellist, mida tähendab see inimene, kellega koos minnakse kirikusse, kellega koos veedetakse jõuluõhtut.
need asjad on olulised. Sest pisiasjadest meie maailm koosnebki. Aga mitte miski nendest ei ole olulisem kui see kõige tähtsam. See pisikene laps seal Petlemma sõimes. See laps, kes oli kuningate kuningas, keda me ometi oma rumaluses ära ei tundnud. See laps, kelle tulevikku me ei osanud tema sünni järel aimata ja mõista, kelle sõnumist me nii valesti aru saime, sest nii nagu meie esivanemad aastatuhandeid tagasi, oleme ka meie kurdid ja pimedad ja ekslikud ja iseenese sõnumites kinni, iseenese tarkust täis. Ja andku Jumal meile siis seda vastuvõtlikkust avada oma süda igavesele tarkusele ja loobuda ajalikust tarkusest. Sest selle sama jõululapse juures on meie eluallikas. Tema on see valgus, kelles me valgust näeme. Ja kui ma istun siin täna selle jõulutähe valgel ja jagan teiega oma jõulumõtteid, siis tahan ma väga võtta selle valguse siit ja saata teie juurde sinna 2000 ja natuke enama kilomeetri taha. Koos oma armsa perega saadan teile siit need sõnumid. Lootuses, et meie jälle nägemine leiab aset õige pea. Lootuses, et me võime kohtuda Hargla kirikus juba õige varsti uuel aastal. Üheskoos jagamas Jumala sõnumit ja rõõmu sellest. Aga selle jõulurõõmu, selle jõuluvalguse saadame teieni siit kaugelt maalt. Siin ei ole maa valge, siin ei ole isegi külmakraade väljas. Need on teistsugused jõulud, rohelised, mitte valged jõulud, kuigi on neid ka Eestis mõnikord olnud. Aga jõuluvalgus ei tule lumevaibast. Jõuluvalgus tuleb Petlemma sõimest. Ja seda valgust oleme me kõik kutsutud jagama. Aamen. Ja me palvetame üheskoos. Kõigeväeline taevane Jumal, meie täname sind, et sina oled tulnud meie juurde väeti lapsena, tuletamaks meile meelde, et olulised asjad siin maailmas on need, mis saavad alguse väikestest imedest ja kasvavad päev-päevalt suuremaks, täites meie elud ja meie südamed armastuse ja lunastuse valgusega. Me täname sind, Issand, et sa oled andnud meile need pühad, et sa oled meile andnud selle armastuse, oma igavese armastuse, millega sa meid täidad, millest sa oled meid kutsunud osa saama. Õpeta meid, Issand, et me võtaksime vastu sinu sõnumi tänuliku ja avatud meelega, et me ei otsiks midagi paremat, midagi säravamat kui see valgus, mis meile paistab jõulusõimest, et me tunneksime selle ära, selle meie Issanda toodud valguse, mis täitku meie elud ja saatku meid ka järgnevasse aastasse. Kõigeväeline Jumal, me palume sinult tuge ja abi selles rahutus ja vaevatud maailmas. Me palume, et sina saadaksid meile mitte üksnes valgust ja äratundmist, vaid ka rahu südamesse. Me palume, et sa ühendaksid meid armastuse sidemetega, nii et me loobume näpuga näitamisest ja hoiame nõnda ühte, nagu sinu rahvale kohane. Et me vaatame üksteisele silma ja südamesse ja tunneme oma ligimeses ära selle, kes on loodud sinu näo järele, nii nagu me isegi. Et me tunneme üksteises ära oma vennad ja õed ega pööra üksteise hädale selga, vaid oleme üksteisele olemas siis, kui me üksteist kõige rohkem vajame. Ägeda Issand, sina, kes sa oled meid igavese armastusega armastanud, sünnita see armastus ka meie vahel, et me leiaksime rahu ja tõe sinu valguses. Ja sinu õpetatud sõnadega me palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Aamen. Olge õnnistatud sellel jõulupühal. Aitäh teile, sõbrad!